see saab olema kõige hullumeelsem asi, mida ma kunagi söön. Nii et poisid, me just maandusime Vaikse ookeani saartel ja siin on uskumatu. Ja järgmised paar päeva hakkame ise oma toitu püüdma, aga see pole veel kõik, poisid. Me hakkame siin saarel kohtuma kohalikega, et näha, kuidas nemad siin oma toitu püüavad ja valmistavad. Me oleme ühes kõige kaugemas ja ilusamas paigas maal. Ja ma olen nii elevil, et saan teid kaasa võtta ja loodetavasti näidata teile mõningaid pööraseid kokkamisvõtteid. Hoiame pöialt, et saame mõne ägeda looma kätte. Ma tahan teile näidata, mis meil esimeseks päevaks seljakotis on ja hakata seda rannajoont avastama. Siin on meil machete, koguse kaameravarustus ja põhimõtteliselt ainult kõige algelisemad relvad. Täna kasutame ainult kõige hädavajalikumat, et loodetavasti toitu kätte saada. Ja ma olen väga elevil, et õppida, kuidas nad siin elavad, püüda ise toitu, ellu jääda ja poistega lõbutseda. Esimene päev on kohalike austuse teenimise päev. Enne kui me võtame vastu selle kõige suurema väljakutse, tahan teile näidata, kuidas meie relv töötab. Kujutame ette, et see seal on kala. Me oleme ookeani põhjas ja hiilime ringi. Ma näen välja nagu idioot. Panin maski pähe ja loodetavasti leiame kala ning boom! Nii, me hakkamegi toitu saama. Kallis, täna on meie päev. Meil on suur vana nuga kaasas. Loodetavasti puhastame täna pärastlõunal tõelise eluka. Käsi odaga. Siin rannas on palju asju, mida saame kasutada, kutid. Meil on siin terve hunnik puitu ja vanu kookospähkleid. Vaata seda rannajoont, mees. See on nii uskumatult lopsakas. Igal pool on palmid ja seal väljas on kristallselge vesi. Jalas ma ütlen teile, kutid. Siin on ilm umbes sama ettearvamatu kui loto. Sul pole aimugi, kas sa võidad või mitte, aga tõenäoliselt hakkab meil siin hiljem vihma sadama. Kohalikud siin saartel kasutavad kõike, mis neil ümberringi on. Nii et jääge kindlasti meiega, sest ma luban teile, et meil tulevad uskumatult maitsvad kokkamised, kui me ainult midagi süüa saame püütud. Mida ma praegu otsin, on seal ookeanis, kutid. Rifis on suured kanalid ja kõik kalad kogunevadki sinna kanalitesse, sest just seal ongi kogu vahutav vesi. Ja vahutavas vees ei näe söödakalad, kuhu nad lähevad. Nad on pimedad ja just seal nad toituvadki. Hoiame pöialt, et ujume ühte neist kanalitest ja saame ühe kala kätte. Me peame mõned neist kookospähklitest kätte saama, sest ma higistan nagu koer Hiina restoranis praegu. Püha taevas, kui palav on. Woo! Võtame mõned neist kookospähklitest. Me kasutame neid hiljem toidu valmistamiseks. Ta on nüüd pundis kadunud. Issand jumal, vaadake seda. See on tükk homaari. See on hea märk. Võib-olla saame selle oda otsa. See paneb mind käima. Liigume natuke selles suunas, kutid. Seal paistab uskumatult. Ohoho! See on hullumeelne mees. Üks kohalikest poistest pidi minuga siin hiljem kohtuma ja ma ütlesin, et toon talle natuke kala. Ma tõesti loodan enda peale, et saan mingit kala. Kuulge, kui ma jätkan selle rannajoone ääres selle päikese all kõndimist, siis ma lihtsalt sulan ära. Nii et ma arvan, et paneme varustuse selga, võtame käsioda ja läheme selles kristallselges vees mõnda kala püüdma. Ookean kutsub mind. On aeg varustus selva panna, kutid, sest me ujume seal ringi. Me läheme püüdma ühte kindlat tüüpi kala. Me otsime midagi, millel on ilus, puhas, valge liha ja mida saaksime tükeldada nii, et sellest saab uskumatult ilus roog. Erinevatel kalaliikidel on erinevad maitsed. See on ilmselge ja need, kelle lihas on palju verd, maitsevad tavaliselt metalliselt. Ja see ei ole see, mida me otsime. Me tahame midagi puhast, värsket ja midagi, mis oleks hea sihtmärk.
See oli seal väljas täiesti hullumeelne, te nägite ise. Ma ujusin tunde ja proovisin kõike tabada. Aga lõpuks saime 2 väikest kalakest. Nad pole küll suured, aga need asjad on paganama maitsvad. Seda võin ma teile garanteerida. See siin on orav kala. Ja meil on Austraalias üks ütlus. Kui see on punane, siis see on surnud, sest kõik, mis on punane, maitseb väga hästi. Ja neil on kõige hullumeelsem silm kogu planeedil. Nad elavad koobastes ja suudavad valgust tajuda. Sellepärast ongi neil nii suured silmad ja nii nad toituvadki. Meil on siin ka see relv, kutid. Ja vaadake selle asja suud. See venib sõna otseses mõttes ülipikalt välja. Kas te teete nalja? Ainus asi, millel olen suuremaid huuli näinud, on mõned tüdrukud peol. Ausalt, aga see asi peab maitsev olema. Kuulge, kas te kuulsid vaalu seal väljas? Nad läksid täitsa hulluks. Kui ma olin vee all, kuulsin ma neid laulmas. See oli uskumatu. Meil on siin ainult 2 väikest kala, aga see on ideaalne. Kutid siin saartel. Paljud kohalikud ei püüa hiiglaslikke kalu, vaid just selliseid väikseid kalu ja kasutavad neid oma toitudes. Nii et see sobib ideaalselt. Me läheme nüüd kohalike poiste juurde ja nemad näitavad mulle, kuidas seda puhastada ja teha üks vinge roog. Siin Vaikse ookeani saartel on mul oma kohalik poiss Andrew. Tema näitab mulle, kuidas me need kalad ära puhastame ja siis valmistame. Natuke samoapäraselt. Kuule vend, tal pole isegi kivi vaja. Ta kasutab lihtsalt oma kätt, et sellel vennal soomused maha võtta. Kuidas sa end praegu ei lõika? Ta rebis sellel kalal lihtsalt selle pikendatud suu küljest ära ja lõikab nüüd kõik uimed maha. Ta on kõik soomused maha võtnud, saba jättis alles. Kõik uimed on läinud, välja arvatud need 2 väikest küljepealset ja see on peaaegu puhas liha. Kuule, puhastan selle väikese kala kiiresti ära, sellel pole eriti palju liha. Kuule vend, ma näitan sulle 1 või 2 ampsu. Meil on siin rannal veel mõned koostisosad. Viime oma kala ülesse ja paneme need küpsema. Ta eemaldab lihtsalt kogu selle sisemuse. Ma tahtsin juba öelda merikurk, aga see on tavaline kurk. Ta lõikab siin laimi tükkideks. Laimimahl. Sool poistele. Lihtsalt takise väikesteks tükkideks seal, pane see sisse ja siis mida me teeme? Me ootame. Tere, me lihtsalt sööme seda toorelt, jah? Vend, ma pole seda kunagi varem oma elus teinud. Meil on üks kookospähkel, mille me natuke varem rannast korjasime. Okka, nii nad seda siin kutsuvad. Olgu, näita mulle, kuidas me seda sööme. Jah, ja mida me teeme? Kas riivime selle? Aga see on hea. See on nagu kookose laimi sashimi. Väga hea. Kas sa jood seda ka? Sellepärast me seda teemegi, kutid siin saartel esimene päev. Meil on natuke okat koos kohalike poistega. Hakkame seda sööma ja näeme teiega homme uue päeva puhul. Näeme siis, kutid. Terviseks, vend! Tšii! Tere hommikust teile, kutid! Praegu on teine päev ja me oleme džungliserval. Meil on siin oma noad ja neil poistel on mõned püssid. Me hakkame kohe läbi selle džungli minema, et jahtida üht kõige hullumeelsemat looma üldse. Kui me ühe neist loomadest kätte saame ja lõpuks ära küpsetame, siis ma ei tea, mis juhtuma hakkab. Me oleme elevil, suundume džunglisse. See jaht hakkab kohe algama. Lähme! Ma hakkan poistele järele minema. Need poisid liiguvad ilmselt siit väga kiiresti läbi. Kui me džunglis liigume, peame olema vait. Sest kui me neid loomi näeme ja nad kuulevad mind, udupasunat, siis nad ehmuvad. Vaata seda, siin all on ookean, kogu see lubjakivi. Mul pole aimugi, mida siin oodata. Ma pole kunagi varem džunglis nahkhiiri jahtinud. Ma olen praegu poisid täiesti ära kaotanud. Nad on kaugel ees. Nad liiguvad tõesti vaikselt, kutid. Kahtlane läbipääs siin džunglis. Nahkhiired ripuvad tegelikult puudel tagurpidi. Poisid kasutavad püssi ja me liigume aeglaselt läbi džungli. Loodetavasti leiame ühe neist loomadest. Me jätkame matkamist, kutid, aga ma pean häält madalal hoidma. Muidu peletame kõik loomad ära. Lähme.
Nad vaatavad praegu puude otsa. Nad andsid mulle just märku, et nad on midagi näinud. Lähme. Lähme! Meil on üks! Poisid, me nägime just ühte seal üleval puude otsas praegu. Tal on relv väljas, me hakkame laskma. Jah. Olgu mehed, tundub, et ilm hakkab kohe muutuma. Oleme siin juba paar tundi ringi kõndinud ja ma olen higine mees. Tõenäoliselt on meil ainult natuke aega, enne kui see jaht ära lõpetatakse. Põhimõtteliselt on nüüd või mitte kunagi. Liigume edasi ja hoiame pöial. Loodetavasti leiame ühe. Olgu mehed, saime ühe. Kus ta on? Kus? See on siin üleval puude otsas, mehed. Seal puude otsas üleval. Meil on üks. Saime selle, mehed. Saime selle. See oli hullumeelne mees. Oodake, kuni te seda looma näete, mehed. Jah. Issand jumal, mehed, vaadake seda seal. Mis? Kas sa sööd selle ära, vend? Jah, lähme. Mis see on? Nahkhiir. See ongi nahkhiir. Oleme džunglis ringi jooksnud ja lõpuks saime ühe neist hulludest loomadest kätte. Kui kaua sa oled seda jahtinud? Alates lapsepõlvest. Jah, alates lapsepõlvest. Hästi. Ja mis maitsega need teie jaoks on? Miks teile meeldib neid süüa ja nii edasi? Maitseb natuke nagu siga. Siga? Jah, sealiha. Okei. Ja nüüd ilmselgelt nad kasutavad relvi, et neid asju maha võtta, kutid. Manasti visati kimisid nende asjade pihta puude otsas. Täiesti uskumatu. Kas see on isane või emane? See oli isane. Jah, tal ripub natuke nagu mõlgi. Pole eriti muljet avaldav. Siin on täiesti metsik. Me hakkame seda looma sööma. Need poisid näitavad mulle, kuidas nad siin džunglis seda teevad. Olen väga elevil, ei jõua ära oodata. Ma ei tea, mis maitsega see üldse on. Poisid, kas ma jään haigeks, kui ma seda söön? Ei. Need poisid siin on vist teisest puust. Ma olen üsna kindel, et koroonaviirus algas umbes nii. Oi, me võime saada järgmise viiruse, kutid. Aga meil on nüüd süüa olemas. Koroonat kõigile. Olgu, ma tulen su järel, vend. Lähme. Me just pääsesime džunglist välja. Oleme viimased paar tundi matkanud. Lõpuks jõudsime jälle randa. Mees, ma olen higine. Näitame teile seda nahkilt lähemalt. Mitte midagi sellest loomast ei lähe raisku, kutid. Aga see on tegelikult üks kõige hullumeelsemaid loomi üldse. See siin on ainus lendav imetaja maa peal. Nad suudavad süüa üle 1000 sääse tunnis. See ongi nende põhitoit. Putukad, mutukad, kõik, mis džunglis leidub. Ja kõik, mis nad väljaheites välja lasevad, on tegelikult väetis ja aitab kogu sellel džunglil meie ümber kasvada. Nii et need loomad on ökosüsteemi jaoks üliolulised. Need nahkhiired, neil on tegelikult need, mis on tegelikult käed, kutid. Ja just nende abil nad puu küljes ripuvadki. Täpselt nii. Vaata seda asja seal. See lihtsalt ei tundu õige. See asi lihtsalt haiseb. See lõhn on tõesti tugev, eriti arvestades, et me hakkame seda asja kohe sööma. Midagi, millel on sellised jalad, ma ei tea, kas seda üldse peaks sööma. Tundub, et enamik lihast on siin kehas ja need tiivad, see on kõige veidram materjal üldse. See tundub peaaegu nagu surfis kasutatav lükrasärk. Vaata kõiki neid veresooni ja kõike siin, see on uskumatu, mees. Te teate, et ma olen söönud päris karmi kraami, aga see saab olema kõige hullumeelsem asi, mida ma kunagi söönud olen. Kui see mind haigeks ei tee, siis ei tee seda enam miski maailmas. Nii et ta haarab lihtsalt tiiva kõrval kinni. Ta tõmbab seda tagasi.
vaata seda, ta kisub selle otse jalgade küljest lahti. Oi, mis kurat? Vaata seda, kui te saaksite seda praegu nuusutada. Sellel on teatud tüüpi lõhn juures. Oi, see oli nende poiste jaoks tõesti kerge töö. Ta nülgis selle sisuliselt 1 minutiga. See peab olema üks kõige hullumeelsemaid asju üldse. Vaata seda. Issand küll, see näeb peaaegu välja nagu tulnukas. Vaata selle hambaid seal. Vau. See on kogu tema karv. Sa näed, et see on loomalt maha tulnud. Ja see seal on tema keha. Kas see maitseb nagu siga või kana? Me teeme siin rannas lõkke. Need poisid näitavad mulle, kuidas nad siin saarel grillivad. See on sinu töötu sõber praegu teisipäeval. Me panime nahkhiire siia välja. Nüüd hakkame lõkke aset tegema. Oleme siia kokku kogunud hulga kuivi kookospähkleid. Ma just küsisin kütidelt, kui tihti nad nahkhiirt söövad ja nad ütlesid, et käivad iga nädal neid loomi püüdmas. See on hullumeelne vend. Nad söövad iga nädal nahkhiirt. Vaatame, kuidas mu immuunsüsteem pärast üht sööki reageerib. Kui ma suren, siis teate miks. Sest ma sõin nahkhiirt mingil suvalisel Vaikse ookeani saarel. No. Tubli vend, me paneme need mõlemale poole üles. Veendu, et need ei liiguks kuhugi. Ta lihtsalt puhastab seda puutükki, võtab kogu koole maha. Ta teritab selle otsa praegu ära ja siis saab ta selle selja tagant läbi panna. Me hakkame kohe tuld tegema ja vaata seda kutti. Me oleks ta peaaegu põlema pannud. Ta oli kogu selle kookose all. Kuule, viime selle kuti siit minema. Mine ära siit. On aeg sellel rannal tuli üles teha ja see nahkhiir tulele panna. Mul pole aimugi, mis maitsega see asi on. Läheme, vend. Ma ei suuda uskuda, et me kõndisime veel 20 minutit tagasi džunglis ja nüüd on meil nahkhiir, mis kohe pannakse tulele. Ta näitab meile, kuidas me selle nahkhiire puhastame. Ta läheb otse selle suu kaudu sisse. No ajame selle täiesti läbi. Kas sa oled selle sisikonna juba välja võtnud? Ei, me jätame sisikonna sisse. Olgu, me jätame sisikonna sisse. Ma ei tea, kas on hea mõte. Vend, sa tead ju, nahkhiir oli see, mis põhjustas koroonaviiruse. Vaata seda. See on hullumeelne vend. Me hakkame seda kohe sööma. See asi näeb välja nagu midagi, millega mu sõbrad nädalavahetusel koju läheksid. See on nii läbi küpsenud ausalt. Olgu, meil on praegu tuli lõõmamas. Pane see peale. See küpseb sütel. Me saame kohe oma nahkhiire kätte. Ta paneb praegu kõik tiivad ja küünised kokku. See on hullumeelne vend. Mis? Olgu, pane ta peale. Ei, see on hullumeelne. Hei, issand jumal. See tõmbub praegu sõna otseses mõttes kokkuhutid. Issand jumal. Ma tavaliselt ei lähe närvi asju süües, aga see praegu paneb mind ausalt proovile. Ma kaalun, kas ma ikka tahan seda süüa. Tegelikult, kui ma haigeks jään, olen ma põhimõtteliselt läbi. Need poisid, neil on mõnikord lihtsalt teistsugune kõht. Te teate, et ma olen varem igasuguseid imelikke asju söönud, aga ma pole kunagi söönud looma, kes elabki öösiti ja sööb sääski. See lihtsalt ei tundu õige, vend. Mida me sellega peale hakkame, vend? Kas me tahame, et see oleks korralikult läbi küpsetatud või natuke tooreks jäetud? Kuidas me seda sööme? Me peame küpsetama. Küpsetame korralikult. Jah, küpsetame korralikult. Liha sees on baktereid ja muud sellist. Jah, kõik korras. Me kavatseme selle korralikult läbi küpsetada ja ma olen selle üle päris õnnelik, sest see tähendab, et ma ei saa mingit superviirust. Paneme veel puid alla. Me tahame olla kindlad, et see asi saab korralikult küpsetatud. Ma just pöörasin nahkhiirt ja see tilgub sõna otseses mõttes verd tulle. See on nagu punane veri ja liha selle peal. See näeb hull välja. Me oleme seda küpsetanud ilmselt juba 20–30 minutit. Veendume, et kõik bakterid hävineksid. See tilgub ikka veel verd, aga ma arvan, et see on sellepärast, et sisikond on ikka veel sees. Aga sa ütlesid, et teie poisid teete seda just nii. Kas see on valmis? Me läheme proovima seda asja vee ääres. Lähme nuusutame seda. Lõhnab imelikult. Väga imelikult. Näita mulle, kuidas sa selle asja lahti lõikad, vend. Vaata seda asja seal. Vau. Päris tume liha, jah?
ma ei tea, mida see minuga teeb, kutid, aga meil on see siin olemas. Proovime ära, vend. Lähme. Sellel on imelik maitse. See on peaaegu nagu segu kanast ja sealihast. Sealiha, jah, aga siis maitseb see peaaegu nagu džungel. See on ikka väga veider, kui see jääb viimaseks videoks, mis ma kunagi teen. Te teate, miks. Aitäh sulle, vend, et näitasid mulle oma tavasid siin saarel. Ma hakkan minema. Näeme teid järgmises pöörases videos. Ärge unustage laikida ja tellida. Wuhuu!